Meil on siis tegemist, kas minu häält on kuulda, et meil on siis tegemist patsiendiga, kellel on juba diagnoositud kopsuhaigus ja kellele siis on vajalik leida ka tema jaoks parim elukvaliteet. Et kõigepealt ma ütlen, et meie esitlus kindlasti haakub siin väga tugevasti kolmanda grupi esimese esitlusega. Patsiendi probleemiks on see, et on õhupuudus. Vaatamata ravimitele on tal jätkuvalt õhupuudus. Ja õhupuudus on just nimelt füüsilise liikumise ajal. Ja sellest tulenevalt tekib siis vähene füüsiline liikumine, mis omakorda muidugi süvendab õhupuudust jätkuvalt. Lisaks on patsiendile ebakindlustunne. Ja meie lahenduseks on mobiilirakendus, mis võimaldab patsiendil määrata hapnikosarõhku, mis ühtlasi oleks kindlasti ka väga tugevaks motivaatoriks, miks see inimene üldse selle mobiilirakenduse endale võiks muretseda. Siis ühtlasi saab ta sellest mobiilirakendusest info hingamise harjutuste kohta, hingamise õige tehnika kohta. Järgnevalt on temal olemas seal personaliseeritud treeningukava ja kõige lisaks ka on olemas rakendus aktiivsuse monitorina. Kasutajateks võiksid olla kõik kokihaiged ilma piiranguteta ja monitoorib siis oma hapniku osarõhku, monitoorib oma aktiivsust ja kõik see ka talletatakse, salvestatakse ja on võimalik siis väljavõtteid teha. Ja väljavõtetest on info olemas meditsiinipersonalil, kes saab siis jälgida patsiendi aktiivsust ja samuti ka tema hapnikosarõhu väärtuseid. Ja kõigele lisaks me pakume välja ka ohusignaalid, et näiteks kui tõesti ühel perioodil on patsiendil olnud väga väike liikumine, siis selline ohusignaal võiks jõuda füsioterapeutide juurde, kes siis võtavad patsiendiga ühendust ja püüavad teada saada, et miks siis on tekkinud väiksem liikumise võimalus. Ja teine variant, et kui tegemist on väga madalate hapnikuväärtustega, et siis see signaal peaks jõudma kas meditsiiniõe või kopsuarsti juurde, kes siis omakorda saab patsiendiga ühendust võtta ja vastavaid soovitusi jagada. Eesmärgiks on selle patsiendi elukvaliteedi tõstmine ja võimalikult hakkama saamine oma igapäevaste tegevustega ja hakkama just nimelt iseseisvalt hakkama saamine, et vältida ka siis nagu nooremate perekonnaliikmete abivajadust ja seda ühtlasi võimalikult väikse õhupuudustundega. Kuidas siis konkreetselt võiks inimese käes see äpp välja näha? Et saada kätte äppi füsioterapeudi käest ja koos siis personaliseeritud liikumiskavaga. Et see liikumiskava võib olla muidugi väga erinev, et mõne inimese jaoks, kes istubki ainult tugitoolis, võib olla eesmärk see, et talle seatakse ette ajalehtede äratoomist igapäevaselt. Teine inimene jällegi, kes võib-olla ei jõua poes käia piisavalt pikka aega kõndimisega, et siis temale saab loomulikult teha treeningute programmi. Ja koju jõudes siis on tal võimalik igal hetkel määrata hapnikosarõhkusid, mis ühtlasi ka talletuvad. Ja siis on olemas meeldetuletused, mis kutsuvad teda üles teatud kordadel tegema hingamisharjutusi, hingamistehnikat ja näiteks ka kui hapnikosarõhk on väga madal, siis tuletama meelde, milline on õige hingamistehnika, et see hapnikosarõhk uuesti taastuks. Ja siis on selline variant ka, et kui ta õhtu magaminnes avastab, et tegine äpp avastab, et ta on liiga vähe kõndinud, siis tuleb meeldetuletus. Ja tagasiside, et tuleb tema siis enda andmetega tagasi füsioterapeudi juurde, kes saab laadida andmed maha, saab siis vastavalt tegevuste korral kiita. Kas me laitmisega tegelema hakkame või lihtsalt innustamisega, et me näeme, keda oleks vaja rohkem innustada, juhul kui peaks olema väiksem liikumise sagedus. Ja see äpp oleks siis hästi terviklik süsteem, ta toetaks inimest, annaks talle enesekindluse, annaks talle võimalust ka motiveerida ennast paremini liikuma ja annab ka tervishoiuspetsialistile siis tagasisideme. Ja mida siis veel kindlasti tahaks rõhutada on see, et ta võiks väga hästi seonduda kõikvõimalike muude infotehnoloogiliste lahendustega, et rääkimata siin meie innovatsiooniprogrammis siis välja pakutud võimalusega patsiendi jälgimiseks, kui ka siiski olemasolevate tervishoiusüsteemidega.
et niisamuti need allalaetav info võiks olla sisestatav kenasti siis tervisepäevikusse ja see oleks siis nähtav seal sisestatuna ka kopsuarstile ja miks ka mitte edasi epikriiside kaudu perearstile. Et milline võiks näha siis välja see 4 kuud? Et kõigepealt peaksid olema keskused ja kuna meil Eestis on need keskused natukene erinevate selliste nüanssidega, näiteks Tartu kopsukliinikus on füsioterapeut kohe kopsuarsti juures, aga Tallinnas on olemas siis taastusraviarst ja taastusraviarsti juures füsioterapeudid. Ja lisaks on meil üks hästi tubli keskus Põlvas, kus on väga hästi arenenud füsioteraapia ja üldse taastusravi ja rehabilitatsioon. Et pakkusime siis välja, et võiks olla 3 keskust erinevate nüanssidega ja teistada siis välja, et milline võimekus oleks nendes keskustes, näiteks esialgu 10 patsiendi peal. Ja peaksid arendama välja sellise rakenduse, mida see kokihaige ka oskaks kasutada. Et kas ta suudaks nagu ekraani pealt leida neid nuppe, kas ta oskaks neid aktiveerida ja kui juba leiame üles, et kui lihtne see tehnika peab olema, et siis juba täpsemalt saaks rakendada edasi täpsemaid võimalusi seda nagu aktiveerida. Ja meie gruppi kuuluvad siis mina ja Katrin, kõige rohkem siis kliiniline tervikpilt, mida me tahaksime, milliseid väljundeid tahaksime saada sellest äpist, ka meditsiini- ja infoportaalidesse. Katre oleks projektijuht ajaraamides hoidmise kohta ja kindlasti ka on tema kõige pädevam selles suhtes, et millised ressursid on meil praegu olemas füsioteraapia teenustena, kui palju neid saaks juurde rakendada ja kuidas edasi siis võimestada seda protsessi. Ja füsioterapeudid oleksid siis konkreetselt nende harjutuste joonistajatena, videode, kirjutiste, piltidena ja selle konkreetse inimese jaoks infomaterjali sissepaigaldamisega. Ja Tarvo IT-arendusjuhtimine ja tema kindlasti vajab siis koostööd ka erinevate portaalidega, et see lahendus oleks meil tõesti ühtselt kasutatav ja kättesaadav. Aitäh!